Jesus Christ, the Son of God, Jeesus Kristus, Jumala poeg, sündis ja suri ainukordsetes tingimustes. Ta elas ja kasvas üles tagasihoidlikes oludes, kus puudusid materiaalsed hüved. Ta ütles enda kohta, rebastel on augud ja taevalindudel on pesad. Aga inimese pojal ei ole aset, kuhu ta oma pea paneks. Tema vastu ei näidanud üles lugupidamist, poolehoidu tunnustust ega soosivat suhtumist ei tema aja poliitilised liidrid ega usujuhid. Ei istunud ta aga koguduse kodade kõrgeimatel istekohtadel. Tema jutlused olid lihtsad ja kui ka rahva hulgad talle järgnesid, oli tema teenimistööks ikka ja alati inimesi ühekaupa õnnistada. Ta saatis korda lugematul arvul imesid nende seas, kes võtsid ta vastu, kui Jumala poolt saadetu. Ta andis oma apostlitele väe ja volituse teha imesid ja suuremaid tegusid kui need, mida ta tegi ise, kuid ei delegeerinud neile kunagi õigust andestada patte. Tema vaenlased olid äärmiselt pahased, kui kuulsid teda ütlemas, mine ja ära tee enam pattu, või sinu patud on sulle andeks antud. See õigus kuulus vaid temale, sest tema oli Jumala poeg ja tasus nende pattude eest oma lepitusega. Tema jumalikkusest kõneleb ka tema vägisurma üle. Koguduse koja ülem Jairus palus teda tulla enese kotta, sest tal oli ainus tütar, 12 aastat vana, ja see oli suremas. Õpetaja võttis ta palvet kuulda ja kui nad teel olid, tuli Jairuse juurde teenija ja ütles talle, su tütar on surnud, ära tülita enam õpetajat. Majja astudes palus Jeesus kõigil väljuda ja ütles lapse käest kinni haarates, tõuse üles. Kord, kui ta läks Naini linna, sattus ta nägema matuserongkäiku, kus lesknaine oma ainsa poja surma pärast nuta tihkus. Halastusest puudutas ta puusärki ja ütles, noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles. Imet nähes hüüatas rahvas, suur prohvet on meie seas tõusnud ja Jumal on tulnud oma rahvast katsuma. See ime oli veelgi tähelepanuväärsem, kuna noor mees oli juba surnuks kuulutatud ja surnukeha kanti matmispaika. Kui 2 noort inimest oli ellu äratatud, olid usklikud tema väe ja volituse kohta saadud tõendite üle hämmingus ning laimajad hirmul. Kõige muljetavaldavam oli aga 3. juhtum. Kristus külastas sageli Martat ja mõõde Maarjat ja nende venda Laatsarust. Kui ta kuulis Laatsaruse surmast, kulus tal pere juurde jõudmiseks 4 päeva. Martat lohutades ütles Jeesus naisele kindlalt, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Kui päästja palus leinajatel kivi haua eest ära tõsta, sosistas Marta talle arglikult, issand, ta lehkab juba, sest on juba 4. päev. Jeesus tuletas talle seejärel meelde, eks ma ütelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Ja seda öelnud, hüüdis ta valjul häälel, Laatsarus, tule välja. Ja surnu tuli välja. Kui Laatsarus 4 päeva hauas oli olnud ja üles tõusis, seisid Jumala poja vaenlased silmitsi ümberlükkamatu tõendiga, mida nad ei saanud eirata, alahinnata ega väänata ning pidasid arulagedalt ja õelalt sellest päevast alates üheskoos nõu teda ära tappa. Edasi pidas elav Kristus Jeruusalemmas koos oma apostlitega paasapühi, seadis sisse sakramenditalituse ning andis neile käsu armastada üksteist siira teenimise kaudu. Pärast seda näitas ta inimkonna vastu kõige ülevamal viisil oma armastust ning astus täie teadmisega, vapralt ja sihikindlalt
vastu oma kõige suuremale katsumusele. Getsemani aias koges ta üksinduses kõige rängemat piina, valades verd igast poorist. Täielikult isale alistununa lepitas ta meie patud, võttis enda peale meie haigused ja kannatused, et teada, kuidas meid aidata. Oleme võlglased tema ja oma taevas isa ees, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kui tema surmaheitlus Getsemanis läbi sai, laskis ta enda oma mahategijatel vabatahtlikult kinni võtta. Kui üks omadest ära andis, mõisteti ta fabritseeritud ja küünnimatul kohtuistungil kiirustades ebaõiglaselt ja ebaseaduslikult süüdi. Samal õhtul esitati talle süüdistus Jumala teotamises ja mõisteti surma. Vihast ja kättemaksuimust aetuna, kuna ta tunnistas neile, et ta on Jumala poeg, mõtlesid ta vaenlased välja plaani, kuidas Pilatus saaks ta süüdi mõista. Nad süüdistasid teda Jumala teotuse asemel mässu õhutamises, et oleks võimalik ta surma mõista ristilöömise läbi. Roomlased olid ta vastu veelgi õelemad. Nad pilkasid ja naeruvääristasid teda ta vaimse kuningriigi pärast, panid talle pähe alandava okaskrooni, peksid julmalt rooskadega ja pikendasid tema piinu avaliku ristilöömisega, mis kõik oli selgeks hoiatuseks igaühele, kes julgeb end tema jüngriks kuulutada. Igal kannatuse hetkel näitas maailma lunastaja üles erakordset enesevalitsemist. Ta mõtles ikka ja alati teiste õnnistamisele. Ta anus malbelt ja õrnalt Johannest, et see hoolitseks tema ema Maarja eest. Ta palus oma taeva isale andestada timukatele, kes ta risti lõid. Kui ta töö maa peal tehtud sai, usaldas ta oma vaimu Jumala hooldaja ja tegi oma viimase hingetõmbe. Kristuse surnukeha asetati hauda. Seal lebas ta 3 päeva, vähimategi lagunemismärkideta. Samal ajal, kui ta jüngrid kurbuse, heidutatuse ja kahtluste käes vaevlesid, teenis päästja isa hiilgava plaani järgmises faasis uuel kombel. Lühikesel 3-päevasel ajaperioodil töötas ta väsimatult, korraldades tohutu ulatusega päästmistööd surnute seas. Need päevad kujunesid kõikide Jumala perekonna liikmetele kõige lootustandvamateks. Selle külastuse käigus koondus ta oma ustavad järgijad, jagama häid uudiseid lunastusest neile, kes ei saanud oma eluajal sellest hiilgavast plaanist teada või selle hülgasid. Nüüd said nad võimaluse vangistusest vabaneda ja lasta nii elavate kui surnute Jumalal end lunastada. Kui ta oli oma töö vaimumaailmas lõpetanud, naasis ta maa peale, et ühendada oma vaim ja keha igaveseks. Kuigi ta oli usaldusväärselt näidanud oma väge surma üle, kõnelevad pühakirjalood, et need, kelle ta enne oma ülestõusmist taas elule tõi, ärkasid imetabasest ellu vaid mõneks ajaks ja pidid taas surema. Kristus oli esimene, kes tõusis üles ega sure enam kunagi. Esimene, kes sai endale igaveseks täiusliku igavese keha. Ta ilmus üles tõusnuna Maarjale, kes tundis ta kohe ära ja hakkas teda kummardama. Lunastaja hoiatas teda õrnalt oma uuest ja hiilgavast seisundist. Ära puuduta mind, sest ma pole veel üles läinud oma isa juurde. Tunnistades täiendavalt, et teenis tõepoolest vaimumaailmas ja viis oma töö seal lõpule. Hiljem kinnitas ta oma ülestõusmist järgmiste sõnadega. Mina lähen üles oma isa ja teie isa juurde ja oma Jumala ja teie Jumala juure. Kui ta oli läinud oma isa juurde, tuli ta jälle tagasi ja ilmus oma apostlitele. Ta näitas neile oma käsi ja külge. Siis jüngrid said rõõmsaks issandat nähes. Ma tunnistan, et teist korda tuleb Kristus tagasi viisil, mis on esimesest tulekust täiesti erinev. Ta tuleb väes ja hiilguses, koos kõigi õigemeelsete ja ustavatega.
ta tuleb kui kuningate kuningas ja isandate isand, kui rahuvürst, tõotatud Messias, päästja ja lunastaja, et mõista kohut elavate ja surnute üle. Ma palun, et oleksime väärilised temaga koos elama, et teeniksime rõõmsalt ja pühendunult ning et jääksime ustavaks kuni lõpuni. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.